Hannes on maal õunapuu otsas, korjab punaseid maitsevaid Antonovkaid ja mõtleb, kui võõraks see koht talle jäänud on. Järsku näeb eemalt pilve, mis on moodustunud mustrastastest. Pilv jõuab lähemale ja võtab inimese kuju. Kuju sarnaneb väga Hannesega ja Hannes on segaduses ning ei tee enam endal ja linnul vahet. Nad vestlevad, tutvuvad ning Hannes pakub lindpoisile õunagi. Väga maitsev õun, sõnab lindpoiss. Jah, need puud on juba üsna vanad ja vanadel puudel on ikka magusad viljad, vastab Hannes. Nüüd on võtnud lindpoiss täiesti Hannese kuju. Nad on nii sarnased, et neil ei saa enam vahet teha. Nende juuksed, riided, isegi hääl on identsed. Aga mina, kes mina siis olen, imestab Hannes. Tead, mul on selline naljakas tunne, et ma enam ei teagi, kumb meist on Hannes ja kumb oled sina. Poisse valdab tõeline hämming. Mitte miski ei ole enam arusaadav. Üks poistest võtab jälle linnu kuju ning lendab ära. Hannes ei mõista, mis temaga juhtunud oli.